kuulsime issanda ilmumise kirikupühal, jutustab tähe tarkadest, kes tulid kaugelt, et kummardada sündinud kuningat. Nad järgisid tähte, mis valgustas nende teekonda ja juhatas neid Betlema. See lugu räägib rohkem kui füüsilisest teekonnast. See on ka vaimne teerännak, igatsus tee, valguse ja Jumala järele. Möödunud nädalal lõppes Tallinnas Euroopa teise noorte kokkutulek, kus tuhanded noored erinevatest rahvustest ja kultuuridest osalesid erinevates palvetes, lihtsuses ja vennalikus osaluses. See sündmus ei olnud ainult noorte konverents, vaid palverännak, ühine otsing Jumala valguse järele. Sarnaselt tähetarkadele juhatati noori teise kohtumisel sügavamale usku ja ligimeste poole. Üks noor, kellega kohtusin tol nädalal, jagas, kuidas teise kogemus muutis tema arusaama usust. Ta oli varem olnud vaimsel otsingul, kuid tundnud alati, et kirik ja usk on veel midagi kaugel, mis ei kõneta tema jaoks. Osaledes ühes palvetes, teise laulude lihtsuses ja kuulates teiste noorte tunnistusi, avasta oma südame Jumalale. Ta ütles, ma ei teadnud, et usk võib olla nii lihtne ja ilus. See ei vaja keerulisi sõnu, vaid avatud südant ja valmisolekut jagada oma elu. Nii nagu tähetargad leidsid Jeesuse väikese lapse kujul, kes oli maailma päästja, leiavad ka paljud Jumala ootamatuses kohtades ja olukordades. See kokkutulek tõestas, et lihtsus ja siirus võivad valgustada isegi neid, kes tunnevad end vaimselt eksinuna. Tähetargad tõid Jeesusele kingitusi, kulda, viirukit ja mürri. Samamoodi tõid noored teise kohtumisele oma andeid, laulu, palvet, külalislahkust ja soovi ehitada sildu erinevate inimeste vahel. Kuigi kingitused olid erinevad, oli eesmärk sama: austada Jumalat ja avada oma süda tema plaanidele. Üks inimene jagas, kuidas tema kogemus võõrustajana muutis tema suhtumist ligimesse. Ta ütles, minu kodu võõrustas inimesi, keda ma varem ei tundnud, aga see tõi meie perre sellesse rõõmu ja rahu, mida ma ei osanud ette kujutada. See tuletas mulle meelde, et avatud süda ja külalislahkus on osa Jumala armastusest. Issanda ilmumise kirikupüha kutsub meid üles olema tähetargad tänapäevases maailmas. Et me oleksime inimesed, kes otsivad, järgivad ja jagavad valgust. See noorte kokkutulek oli justkui täht taevas, kus igaüks leidis oma tee Jumala juurde. Kuid see ei lõpe seal. Kogemus ei pea jääma ainult mälestuseks, vaid võib inspireerida meid muutma oma igapäevaelu. Võib-olla ei ole me kõik tulevikus seotud teisega, kuid hetkede kaudu, mida jagasime, oleme saanud midagi, mida saame edasi anda oma kogukondades. Võime alustada lihtsast, igapäevastest palvest, ligimese aitamisest, usust, tunnistamisest oma eluga. Tähetargad ei jäänud Betlema, vaid naasid teist teed mööda. Ka meie ei
pea jääma paigale. Meid kutsutakse kandma valgust maailma ja olema märk Jumala armastusest seal, kus me elame.